Foto, olete selle organisatsiooni nime kuulnud, kas see tuleb tuttav ette? Ukrainaga seotud, meil on humanitaarabi ja kogume ka raha ukrainlastele, töötame nendega koos ja siis me vahendame vabatahtlikke erinevatesse maailma paikadesse ja riikidesse, mis on meist madalama elatustasemega, et niisugust vastastikku õppimist ja harimist ja kaasamist nagu teha. Ja üks siis programm töötab Eestis maailma haridusega, et me elame Eestis ja meile nagu tundub, et see ongi meie maailm, aga tegelikult on maailmas mitu miljardit inimest? Kes teab? Õige, 7 miljardit inimest ja meie koduks on need 7 miljardit inimest, mitte ainult meie väike Eesti. Nii et sellega me tegelemegi ja minu töö selles valdkonnas räägib siis just nagu selliseks kodanikuks olemisest ja oma seosest maailma eri paikadega läbi meie igapäevaste otsuste, mis me selga paneme, mida me tarbime, mida me poes vaatame, mida me kodanikuna nõuame ja nii edasi. Ja räägimegi siis sellest maailmast natukene pikemalt. Mis siis on minu roll või mis see minu töö on ja miks ma sellega tegelen, on see, et minule meeldib teha häid valikuid, sellepärast, et kui ma olen selle valiku ära teinud, puudutagu see muusikat, mis ma kuulan, puudutagu see toitu, mis ma söön, puudutagu see seda, mis ma selga panen või puudutagu see näiteks seda sama tööülesannet või seda, mis ma täna näiteks tulen ja räägin teiega. Mulle meeldib ette mõelda, kas see on kasulik, kas see on vajalik, kas see toob kellelegi kahju ja kas mul ise on pärast hea olla või ei ole. Ja kui vastus on ei too kasu, on kahjulik, läheb rohkem maksma ja endal on ka tõenäoliselt kehv tunne pärast, siis ma ei tee seda. Olgu see mingi riietuse ostmine, olgu see mõne toiduasi, olgu see mõni tööülesanne. Ja mulle meeldib mõelda, et ma olen inimene, kes mõtleb, enne mõtlemist loeb, siis natukene analüüsib ja siis selle valiku teeb. Et mu ostuotsuse või teadliku valiku asi ei oleks näiteks ainult raha, et see on jube odav, ma võtan selle. Mul ei ole seda vaja. Ma ei tea, kus see on toodetud, aga ma igaks juhuks ostan jõle ruttu ära, sest pean. Ja igaks juhuks ostan veel 5 ka. Mis siis, et mul neid vaja ei ole? Et mulle meeldib niimoodi mõelda. Olen ma enamuse oma elust töötanud erinevates kodanikuühendustes, Eestis on need siis erinevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, aga ka riigiasutustes, näiteks parlamendis ja rahandusministeeriumis. Ja väga suure osa ma olen Eestis sündinud või õigemini Nõukogude Liidus sündinud, aga enamuse oma elust olen ma ka töötanud ja elanud erinevates maailma riikides. Ja mõned nendest on ütleme sellise kõrgema sissetulekuga riigid kui Eesti, näiteks ma õppisin ja tegin oma teise magistrikraadi ja töötasin Ameerika Ühendriikides palju aastaid või Hispaanias, aga olen elanud ja töötanud ka meiega sarnase arengutasemega riikides, nagu näiteks Lõuna-Aafrikas palju aastaid ja reisinud väga paljudes Sahara tagustes või Sahara aluses Aafrikas ringi, elanud Argentiinas ja töötanud seal ja võib-olla riik, mis on meiega võrreldes väga keerulises olukorras, esiteks ka sissetuleku mõttes, aga ka poliitilise kultuuri mõttes, millest te võib-olla olete kuulnud, on Birma või Myanmar, nagu me teda kutsume, mis on siis jälle inimõiguste seisukohalt ülihuvitav ja seal töötasin siis kohalike organisatsioonidega, nõustasin neid edasi, nii et tulla meilt, kus sul on vesi ja elekter ja elada paar kuud külas, kus ei ole ühtegi nendest asjadest ja kus sa käid kaevult vett võtmas ja näed, kuidas kõik inimesed seda teevad ja ometi tulevad nad õhtu kokku ja räägivad kodanikuks olemisest, see on väga inspireeriv. Ja ma arvan, et kõik need kogemused, need reisimised ja töökogemused ja elukogemused võib-olla teevadki must sellise uudishimuliku inimese, kes kindlasti näeb oma maailma laiemana kui ainult see, mis mul siin võib-olla Tallinna kesklinnas liikudes nagu ette jääb, on ju. Ja selle põhjal siis teile natukene räägiks ka. Ja siis mul on üks selline veendumus veel, et mida targemaid otsuseid sa teed, mida läbimõeldumaid otsuseid sa teed ja mida rohkem sa mõtled nende asjade peale, seda parem on su vaimne tervis. Sest ikka kehvi asju teha on jama. No sa ei saa ju uhke selle üle olla, kui sa midagi teed, mis on halvasti tehtud, arvan mina. Mõtlesin, et räägin teile siis mõnest põhimõttest ja siis kuulaks teie mõtteid ka sellel teemal. Et minu esimene põhimõte, millest ma proovin kogu aeg lähtuda, on see, et ma olen kodanik. Ma ei ole tarbija, ma olen kodanik. Ja mitte Eesti Vabariigi kodanik ainult, ma olen maailma kodanik. Eks minu otsustest väga paljud asjad sõltuvad, minu valikutest sõltuvad. Ja mis kõige kurvemaks teeb, on kui ma mõnikord räägin inimestega, nüüd ütlevad, mis minust ei sõltu mitte midagi. Ja siis ta läheb poodi, ostab lapstööjõuga tehtud pluusi,
ja arvab, et tema valikust midagi ei sõltu. Aga sõltub ju, sellepärast, et kui tema seda ostab, siis järelikult keegi talle seda uuesti ka toodab, sest ta on ju seda ometi ostnud. Ja järelikult lapstööjõu kasutamine ka jätkub. Nii et väga selgelt minu otsusest, igast väikesest sõltub see, kuidas tegelikult maailm meie ümber kujuneb ja mis sõnumi me maailmale saadame. Ja ju loogiline on, et teadlikud ja läbimõeldud otsused ilmselt mõjutavad seda paremini. Mõnikord inimesed ütlevad, et mul ei ole aega mõelda, et kus see kamps on pärit, mis ma osta tahan või kus need banaanid toodetud on, see võtab nii palju aega. Ma teinekord küsiks vastu, et kus sul kiiret on? Et mis siis juhtub midagi, kui sa mõtled nagu 10 sekundit kauem ja mõtled, kus see banaan pärit on? Aga mõtle sellega, et sinu kiirus ei ole mitte midagi muud kui sinu mugavus ja sinu mugavus toob tegelikult kellelegi kaasa elatustaseme languse, vaesuse või lastehariduse puudumise. Me räägime sellest ka natuke hiljem. Et selliste asjade peale tasub nagu pisut mõelda. Ja hästi oluline on, et me seda vastutust ei pane kellelegi teisele, ei pane poeketile, et mina ei vastuta, pood ju müüb. Ei pane Jumalale, et mina ei tahtnud, Jumal on määranud, kus me elame. On inimesi, kes ka nii arvavad. Või minusse ei sõltu, minu vanemad otsustavad. Teie igapäevastest otsustest, minu igapäevastest otsusest, kõik asjad maailmas sõltuvad. Ja me peame seda võtma vastutustundlikult. Ja mulle väga meeldib ühe Ameerika ajaloolase selline mõte, et olla aktiivne ja olla hea kodanik on nagu see rent, mida me maksame siin maailmas elamise eest. Meil on kodanikuna, Eesti Vabariigi kodanikuna 2 kohust. Ma ei räägi sellest, et sa ei tohi seadust rikkuda, aga meil on 2 kohust. Üks teil juba peaaegu, et on, ja teist hakkate varsti võib-olla tegema. Mis need kohustused võiksid olla, mis igal kodanikul on Eesti Vabariigis? Makse maksta ja valimas käia. Aga sellest ei piisa. Meil on muid asju ka vaja teha, nii et natukene räägime nendest. Ja kui mõnikord tundub, et inimese otsusest midagi ei sõltu, siis tegelikult on niimoodi, et kui inimesed koos tegutsevad, siis nad suudavad ellu viia väga suuri sotsiaalseid muutusi. Ja mõned nendest võivad näiteks olla need samad asjad, et kuni 70. aastani sellises riigis nagu Šveits ei tohtinud naised valida. Kujutage ette, see on minu eluajal, 70-ndatel, ei tohtinud naised valida. Kodanikud võitlesid selle vastu ja said naistele valimisõiguse. Siiamaani näiteks on Lõuna-Aafrikas piirkondi, kus naistel ei tohi olla kinnisvara. Ehk et kui mees sureb, siis see läheb mehe perekonnale, naisele ei kuulu sealt mitte midagi. Tulid kodanikud kokku, lõid organisatsiooni, võitlesid selle eest, seadusi muudetakse. Näiteks fossiilkütused, jälgite ju ka kindlasti roheenergia ümber teemat praegu. See on ju kodaniku algatus, see ei ole kuskilt valitsuse poolt või ühe targa inimese poolt öeldud. Need on kõik inimese algatus. Ja oluline ei ole mitte see, kes algatab seda diskussiooni, vaid oluline on number 2, see, kes talle järele läheb. Sest kui tekib järgija, tekib juba liikumine. Või kindlasti olete kuulnud Teeme ärast. Eks ole, sellest maailmakoristusest ja Eesti koristusest. Enne seda oli meil tonnide kaupa prügi. Siis otsusid inimesed, et aitab, tuleme kokku, koristame ära. Ja saigi tehtud. Ei ole mingisugune raketiteadus. Tehti ära. Ja see kõik tegelikult on põhimõtted, kuidas olla hea kodanik. Ja renti võib maksta mitmeti. Maksame maksudega, maksame sellega, et me ostame kvaliteetselt tehtud ja teada taustaga asju. Me maksame sellega, et me mõtleme, mida me teeme. Me maksame sellega, et me läbimõeldult hääletame inimeste poolt. Mina ei ütle teile, mis on õige või vale poliitiline suunis. Igaüks mõtleb ise, aga võiks mõelda laiemalt. Ütleme siis nagu niipidi. Ja kindlasti oma käitumise ja suhtumisega. See väike on minu õetütar, mulle nii meeldib see pilt, nii et ma tohin seda pilti tema loal kasutada. Nii et tema pärast tuleb olla hea kodanik. Ja meil on isegi Eestis üks tore asi, on vastu võetud siis hea kodaniku põhimõtted, need on täiesti olemas ka, need pandi kokku siis hästi paljude inimeste poolt, kes erinevates kodanikuühendustes toimetasid, nii et nagu näete, need on juba 20 aastat vanad, aga võite neid sirvida, lugeda ja nad on tegelikult hästi inimlikud, aga minu meelest need peamised, mida nad siin nagu ütlevad, on see, et me ei ela silotornis ja riigi ja rahvana, eriti nii väikse riigina nagu meie 1,3 miljonit inimest, me sõltume ülejäänud maailmast. Teie hommikusöögi laual on kohv, tee, banaanid. Kas ükski nendest tuleb Eestist? Mitte ükski. Nüüd kujutage ette, et seda enam ei ole. Nii et me ei saa öelda, et me ei sõltu üksteisest või minu otsus siin ei mõjuta kedagi teist. Me peame võtma väga isiklikult seda, mis toimub ka teistes kohtades. Ma võtan isiklikult, kui minu vanaisa kartulisaak ikaldub, aga ma pean isiklikult võtma ka seda, kui Ecuadoris Jose banaanisaak ikaldub. Ja see ongi see, mida ma räägin sellest kodanikuks nagu olemisest. Et see on nagu hästi oluline. Ja see teeb su maailma ka palju laiemaks ja suuremaks. Ma lähen sellest edasi, ärge muretsege, kodaniku põhimõtted on saadaval ka.
aga näete neid pärast ka eraldi nendel slaididel juures. Nüüd minu teine mõte on see, et kodaniku allumatus on hea ja Eesti on üks väga tore riik selle koha pealt, et meid on vähe, meid on 1,3 miljonit ja küll nüüd on meid ka 30 000 ukrainlast kõvasti aidanud meie, eks ole, elanikkonda kasvatada, on ju. Ütleme niimoodi, et see ei ole päris nagu naturaalne iive, on ju. Aga me ei saa kunagi rahvaarvuna suureks riigiks. Aga me saame suureks riigiks niipidi, et meie inimesed osalevad meie riigi otsuste kujundamisel. Ja mitte ainult käies valimas iga 4 aasta tagant, kas siis kohalikel omavalitsustel või Riigikogu valimistel, vaid selles, et me võtame aktiivselt osa ja kõneleme kaasa, mida me arvame sellest, mis mu kodukohas tahetakse teha, mis mu naaber tänavaga tahetakse teha, mida ma arvan karuslooma kasvatusest näiteks, mida ma arvan orjatööst, mida ma arvan keele õppimisest, mida ma arvan noorte poliitikast ja need kõik on tegelikult kodanikuks olemise osad. Ja seda me kutsume mitte esindusdemokraatiaks, vaid osalusdemokraatiaks. Ja see on ülioluline. Ja see on ka see, miks Eesti on ühiskonnana suur, on see, et meil toimib kodanikuühiskond. Ja kodanikuühiskond ei ole mitte see, et meil on hästi palju mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, vaid see on see, et meil on kodanikuna arusaama õigus ja võimalused arvata midagi ja osaleda nendes protsessides, mis mõjutavad meie elu. Ja minul on üks siuke küsimus teile, et kui näiteks läheb arutelule pensioniseadus, pensionipoliitika, kes selles arutelus peaksid osalema? Kas teie või pensionärid? Täpselt. Nii et see ei ole pensionäride asi. Ainsad, kes seal ei peaks osalema, on pensionärid. Mõtled, täna küll, mis see pension on mul siin 1 miljoni aasta pärast, on ju. Aga tegelikult need otsused tehakse meie jaoks ja kui nad tehakse ilma meieta, siis tsiteerides president Kaljulaidi, sul on valida, kas sa sööd laua taga või oled osa menüüst. Mina eelistan seal laua taga süüa või toitu valmistada, mitte osa menüüst olla. Ja väiksena me saame seda teha, eriti meie digiriik aitab meil olla väga-väga suur ühiskonnana. Vot nii, et need on siuksed põhimõtted ja me peame kogu aeg midagi ette võtma ja ka muutma asju. Ja siin on see pilt, kas te tunnete ära, mis riigi lipp see on? Mis te arvate? Lõuna-Aafrika, jah, Lõuna-Aafrika Vabariik. Miks on Lõuna-Aafrika Vabariik eriline? Jah, aga mis seal tegelikult oli see, et seal 90ndate alguseni kestis selline süsteem nagu apartheid, mis hoidis valge- ja mustanahalisi eraldi, võttes siis seisukoha, et mustanahalistel ei ole vaja samasuguseid võimalusi ja valikuid ja kogu näiteks parlamenti ja valitsust valisid ainult valgenahaline elanikkond, kes moodustas 9% riigi elanikkonnast. See on täitsa haige süsteem, eks? Ja inimesi pandi vangi, kes on Lõuna-Aafrika kõige tuntum poliitik. Ja teine, kes ära suri paar kuud tagasi, peapiiskop Desmond Tutu, mõlemad on Nobeli rahupreemia laureaadid ka, elasid ühel tänaval muide. Nii et see on ainulaadne, et maailmas on 2 Nobeli rahupreemia laureaati, kes elasid ühel tänaval. Ja Nelson Mandela oli 27 aastat vangis selle eest, et ta võitles õiguse eest olla oma riigi kodanik. Ja kui ta tuli välja, siis kõik arvasid, et nüüd läheb tapatalguteks. Ei läinud, sest Nelson Mandela ütles, et nii me elada ei saa, meil on vaja seda riiki koos üles ehitada ja suutis teha seadusi, suutis teha riigi korra, mis jah, seal oli natuke vägivalda ja kõik, aga tegelikult tervikuna on Lõuna-Aafrika saanud väga hästi hakkama. Ja kui te nüüd mõtlete, et esimesed vabad valimised, kus terve elanikkond sai hääletada, olid aastal 1994 ja Nelson Mandela valiti presidendiks, siis see pilt on tehtud jalgpalli MM-il 2010, ehk siis 18 aastat hiljem suutis see riik korraldada jalgpallimaailma Eesti võistlused ja see on tase, rääkides siis kodaniku allumatusest ja õigusest oma riigis võidelda ja seista nende asjade eest, mis meil vaja on. Ja alla ma siis leidsin ühe toreda tsitaadi selliselt Hollandi kunstnikult nagu Vincent van Gogh, võib-olla olete kuulnud, impressionist, koolis lugenud, näinud ta pilte, kollane tool, liiljad, pildid, et mis oleks elu, kui meil puuduks julgus proovida. Ei ole see elu alati niisama lihtne ja üks selline põhimõte, millest mina alati proovin lähtuda, on see, et mõtle, mida sa mõtled. Eesti keeles on selline tore väljend, et ütles, mida sülg suhu tõi, on ju. Ja minule meeldib see, et öeldakse sageli, et enne kui midagi ütled, mõtle, et pea paus ja siis ütle. Aga siis mulle meeldib veel see, et enne kui mõtled, enne loe ka. Inglis keeles on selline hea väljend, et get your facts straight, on ju, et tea ikka ka nendest asjadest, millest sa räägid. Ja väga sageli ka inimesed, kes peaksid olema väga asjatundlikud,
tegelikult ei ole ja räägivad asjadest, nagu me kõik teame, eks, tulevad, ma ei tea, üks asi ma lugesin lehest hiljaaegu, nagu me kõik teame, tulevad mustanahalised, võtavad meie töö ära ja tapavad kõik inimesed ära. Mis lollus see selline on? Vaatad fakte, ükski fakt sellist väidet ei toeta, aga jube lihtne on öelda ja mõnel veel lollimal, hea takkaga kiita, eks ole. Või nagu me kõik teame, Eestis on asjad nii, või nagu me kõik teame, on naa. Ja selle kohta mul on üks selline lugu, või siuke näide, et väga ettevaatlik peab olema, nagu me kõik teame, ja väga ettevaatlik peab olema üldistustega. Et see, kui ühel inimesel on ebameeldiv kogemus mõne teise riigi inimesega või mõne teise rassi esindajaga või mõnest teist soost inimesega, siis seda ei tohi üldistada. See on vale. Nii nagu ei saa ka vastupidi üldistada. Kui teil on ülimeeldiv kogemus ühe ukrainlasega või ühe eestlasega, siis selle põhjal ei saa teha järeldust, et ergo kõik ukrainlased on samasugused või kõik eestlased on samasugused. Paarkümmend aastat tagasi, kui Eesti oli saanud iseseisvaks, siis meilt läks väga palju inimesi laia maailma õnne proovima. Ja väga palju nendest sattus ka Ameerika Ühendriikidesse. Mina elasin sel ajal USA-s New Yorgis ja vaatasin mingit filmi, mille nimi oli, Playing God vist oli selle nimi, ja seal oli siis selline lause, kus mingi tüüp koksati maha. Ja siis vaatan filmi, niimoodi söön pitsat seal ja siis äkki on lause filmis, et kes ta tappis, nagu who killed him? Ja siis keegi teine ütleb, et vist eestlased. Pitsa ajab kurku kinni, et mis need eestlased siia puutuvad? Ja siis ütleb teine mees, ei ole eestlased, ta ju ei tapetud kirvega. Ma olen nagu veel rohkem segaduses. Mis need kirved siia puutuvad? Mis oli juhtunud sellel aastal, oli see, et Ameerikas, kus toimub tuhandeid mõrvu või tapmisi, oli siis erinevates piirkondades, erinevate inimeste poolt 2 vanaprouat maha koksatud, kirvega pähe ja paljaks röövitud. Mõlema mõrva toimepanijad olid eestlased. Teineteisest sõltumata, teineteist ei tundnud. Lihtsalt kokkusattumus. Nüüd mõelge ise, aga mis mulje see jätab? Kõik eestlased on kirvemõrvarid, sest 2 piisab. Nüüd, kas meie tahame, et meist niimoodi mõeldakse? Ei. Järelikult ärme mõtle ka teistest niimoodi. Ja enne kui me mingisuguseid põhimõtteid või asju ütleme, teeme endale mõned faktid selgeks, et kuidas ikkagi nagu asjad on. Näiteks, mul on üks küsimus teile, et meil on väga levinud arvamus ja räägitakse sageli, et tüdrukutel on ikka praegu hariduses väga raske olukord, nad ei saa üldse põhiharidust maailmas. See on siuke mantra, mida räägitakse, tuleb ka kanda. Aga tegelikult, mis te arvate, kui suur protsent maailmas on 7 miljardit inimest, eks ole, tüdrukuid on ka nendest väga palju, kui suur protsent tüdrukutest tegelikult maailmas tänapäeval saab põhihariduse? Kas see võib olla 20%, 40% või 60%? 20, 60, keegi pakub 40 ka? Õige vastus on 60. Ehk me tahame arvata sageli, et asjad on halvemad, sest kõik ju räägivad, arenguriikides ei ole haridust ja vaesed tüdrukud ja nii. Tegelikult 60%, et olukord on kordades paremaks läinud. Nii. Teine selline tore küsimus on see, viimase 20 aastaga, kas see osa inimkonnast, kes elab absoluutses vaesuses, absoluutne vaesus on siis vähem kui euro päevas peab toime tulema, see on absoluutne vaesus. Kas see inimeste osa on kahekordistunud, jäänud samaks või vähenenud poole võrra viimase 20 aastaga? Ehk kas me oleme ühiskonnana või maailmas tervikuna jäänud 2 korda vaesemaks, jäänud enam-vähem samaks või tegelikult on vähenenud absoluutses vaesuses elavate inimeste arv poole võrra? Mis te arvate? Mis võib õige olla? Vähenenud poole võrra, täpselt. Ja ometi meile manaptakse pilte, eks ole, ja mõnikord ka öeldakse, et vaat kui halb on, Eestis ka kõik elame siin nii vaeselt. No kus me vaeselt elame? Restorani ei saa kohti ja praad maksab 40 eurot, on ju. Poed on rahvast täis. Kellele neid supermarketeid ehitatakse? Nendele vaesuses elavatele inimestele või? No, et ikkagi faktid räägivad midagi muud, nii et usaldage ka neid fakte ja tehke mõnikord ka oma järeldusi. Ja kui keegi ütleb, et näed, nii on, usu mind, siis selle peale tuleb öelda, et usun, aga kontrollin. Nii et kontrollige asjad. Ja mulle meeldib väga sellesama Kaplinna, Lõuna-Afrikas Kaplinna peapiiskopi Desmond Tutu üks väga tore mõte, mida ta kunagi ütles, et kui te jääte vaidluses alla, siis ärge tõstke häält, hingake rahulikult sisse ja parandage oma argumenti. Ja väga meeldib see. Minu 4. mõte. Areng ei ole kahjuks ühtemoodi kõigile võrdne ega hea.
need ei ole minu välja mõeldud muide arvud, et kui hästi inimesed elavad, need on ÜRO ametlik statistika, on ju. Ja kellele teist meeldib väga lugeda, siis ma väga soovitan ühe Rootsi arsti Olar Röslingu raamatut, mille nimi on Factfulness inglise keeles. Ma ei tea, kuidas ta eesti keeles on, vist ilmselt faktiteadus, faktindus. Väga soovitan lugeda, see on ülisilmi avav ja põnev raamat. Factfulness on see inglise keeles, see on eesti keeles saadaval ka. See on nii asjalik raamat. Ja tegelikult ongi, et enamik inimesi elab praegu paremini ja kauem ja tervemalt ja õnnelikumalt. Ja väga sageli me kujutame ka ette, et vaesuses elab keegi, kes elab meist halvemini. Aga tegelikult elame meie maailma top 5 rikka inimese grupi seas, kui me niipidi vaatame, top 5% seas, eks. Ja keegi võib-olla näiteks, kes ennem elas muldonnis ilma veeta ja elektrita, kui ta on juba saanud vee ja elektri sisse, siis ta on teinud tohutu arengu tegelikult paremas elamises. Ega parem elamine ei tähenda seda, et ta peab elama täpselt nagu meie. Ta elab ka võrreldes oma varasema olukorraga paremini. Ja selliseid asju tuleb ka mõelda. Aga näiteks see väike poiss, temaga mina sain tuttavaks Lesotho's. Lesotho on selline väike riik, mägine riik, keset Lõuna-Aafrikat, ümbritsetud siis Lõuna-Aafrikast. Ja tema on koolipoiss, tema tõusis hommikul vara ülesse, siis ta läks kõigepealt kilomeetri kaugusele, tõi vett, sest seal elektritega vett ei olnud. Tõi vett, tal oli ema oli tal HIV-s, nii et ta oli päris raskelt haige, tal oli veel 4 õde venda, kõik nooremad kui tema. Siis ta tegi neile hommikusöögi, see poiss ise on 8-aastane, siis ta tegi hommikul söögi, siis ta läks kooli, 6 kilomeetrit jala, siis ta tuli sealt koolist tagasi, toitis lapsi, aitas ema ja ta rääkis 4 võõrkeelt. Ta oli ülitaibukas, ülitore ja tema kõige suurem unistus, mis me talle siis pärast saatsime talle korraliku mitu paari tosse ja sokke, sest tal ei olnud sokke. Ja jalad õõrdusid ära, kui ta 6 kilomeetrit pidi koolis käima. Aga ta ei andnud alla, käis, ma ei tea, mis ta on saanud, sest ma ei ole Lesotho's pärast seda käinud, aga igal on nädalavahetusel karjatas ta ka siis ka kitsi ja teenis sellega raha. Nii et tema jaoks see, kui nad lõpuks said vee sisse aasta aega hiljem, oli selline arenguhüpe, et kuku pikali. Aga mõelda jah, et see, et meil läheb hästi, ei tähenda, et kõikidel teistel läheb hästi. Mul on teile üks väike teadmiste küsimus veel, et meil on 7 miljardit inimest maailmas, et mis te arvate, kuidas need jagunenud on? Kui palju näiteks Euroopas inimesi elab? Mitu miljardit sellest 7 elab Euroopas? Pool arvad sina, nii? Alla poole, okei. Nii, 3 arvad sina, okei. Palju elab Aafrika mandril? 2 miljardit, kes arvab midagi muud? Okei. Palju Ameerikas elab kokku Põhja- ja Lõuna-Ameerikas? 1 arvad sina, 1,5, jah. Palju Aasias võiks elada? 3 miljardit. No, ütleme, et mitte päris. 4 miljardit elab Aasias. Hiina on, mis ta on, 1,5 miljardit. India üle miljardi, seal on juba ise 2,5. Tai, kõik suured riigid, seal elab üle Venemaa Aasia osa. Seal elab 4 miljardit, mis teeb siis järelikult ülejäänud elab miljard Euroopas, miljard Aafrikas, miljard Ameerika mandril. Nii et, ja need ei ole faktid, see ei ole minu isiklik arvamus, et taaskord, get your facts straight, tehke need asjad selgeks, lugege raamat läbi ja jääb meelde, aga seda on jälle hea teada. Ja mis on ka hästi oluline, on see, et kui me ütleme, et enamik inimesi maailmas elab tohutus vaesuses, siis tegelikult, nagu me fikseerisime, see üldse niimoodi ei ole. Alla miljardi inimesi elab absoluutses vaesuses, ikkagi palju, aga palju vähem, kui neid vanasti oli. Väga sageli räägitakse, on need vaesed Aafrika riigid. Seal on 55 riiki. Nad on veel erinevamad kui Euroopa riigid. Ei ole olemas niisugust asja, et meil on olemas Itaalia, Prantsusmaa ja Aafrika. Seal on 55 riiki. Nii et väga selge peab olema, kas me räägime Lõuna-Aafrikast, kas me räägime Lesothust või maailma kõige vaesematest liikidest nagu Kesk-Aafrika Vabariik või Sierra Leone, mis on tõesti vaesed, aga mitte jõukamad riigid, eks, või Maroko või Egiptus või nii edasi. Et seda on hästi oluline. Ja mis me räägime ka, on väga sageli siis see, et me oleme ka proovime oma keele kasutuses mitte öelda
vaesed riigid või need arenguriigid seal Aafrikas, nagu jälle üldistades midagi, sest kui me ise pole käinud, siis on jõle lihtne üldistada, eks ole. Nii nagu me oleksime tohutult solvunud, kui aafriklane ütleb, et teil seal Euroopa riigis, eks ole, et nagu, meil ei ole sellist asja, meil on Eesti olemas, me oleme 1,5 miljonit, aga seal me paneme ühte patta, sadade või 10 miljonitega riike, on ju. Ja hästi oluline on see, et me ütleme sageli madalama sissetulekuga või madalama elatustasemega riik, et me väga selgelt viitame sellele, millest me tegelikult räägime. Nad ei ole mudavaesed kõik. Minu 5. mõte on siis see, et inimene on küll võib-olla tore looduse kroon, on ju, aga ta teeb ikka palju halba ka. Et tegelikult ikkagi meie eluallikas on keskkond. Et keskkonnal meid vaja ei ole, meil keskkonda küll, sest kui meil ikka vett ei ole ja õhku pole, siis kõik see, kas meil on äge soeng peas või mis riided meil seljas on või see on jumala savi. On ju. Ja kui kellelgi tekib sellest kahtlus, siis tegelikult seda praegu hästi näitab ka sõda Ukrainas. Sul on ostetud uus televiisor ja uus diivan ja tutimüts ja nii edasi, aga kui tuleb sõda ja sa pead põgenema, siis kaasa sa pead võtma mida? Passi, raha, oma rohud ja laskma jalga nii ruttu, kui sa saad. Nii et võib-olla tasub mõnikord ka nagu mõelda, et seda keskkonda, olgu ta siis looduskeskkond või ka poliitiline keskkond, tasub nagu hoida sellisena, et ta ei maksaks meile ühel hetkel kätte. Ma praegu räägin siiski enamusjalt looduskeskkonnast. Lester Brown on üks keskkonnateadlane, kes minu meelest on väga ilusti öelnud, et meie siis sõltuvalt oma kultuurist, teadmisest ja kasvatusest saame seda ainult hoida või reostada. Ja mõnes mõttes see on nagu selline küsimus, eks ole, et kliima soojenemine või rohepööre. On inimesi, kes arvavad, et see on inimtekkeline. On inimesi, kes arvavad, et see ei ole inimtekkeline, et see ongi nii ja inimene ei puutu üldse asjasse ja nii edasi. Eks? Ma ei hakka küsima, kes mida teist arvab. On ju. Mina olen selgelt veendunud, et see on väga suures osas inimtekkeline. On ju. See on minu arvamus, ma arvan seda teadmiste ja uurimiste põhjal ja nii edasi. Aga minu küsimus on see, et mis vahet sellel on? Kas sa ikka pead jätma elektri põlema, kui sa kodust ära lähed või suitsukoni või paberi maha viskama või? Ei pea ju. Et mis vahet sellel on? Kas see on inimtekkeline või ei ole? Käituma ikkagi ei pea nagu põrsas, on ju. Miks ma muidugi notsud solvan? Käituma ei pea halvasti. Sa võid ikkagi käituda hästi, sõltumata sellest. Ja võt see jälle minu meelest selline suhtumine ümbritsevasse viib meid tagasi selle juurde, et kas ma ennast väärtustan inimesena või mitte. Kas minust sõltub või ei sõltu? Kui ma arvan, et minust ei sõltu, järelikult ma viskan selle prahi maha, sest mind ei huvita. Aga tegelikult, mida ma näitan, on seda, kui vähe väärtuslikuks ma ise ennast pean. Mina küll ei pea ennast vähe väärtuslikuks, ma väga arvan, et sellest sõltub. Ja minu sammudest ja minu tegevustest sõltub. Eestis on ka muidugi see arvamus, et me ise tegelikult väga arvame, et me oleme sellised hirmsad looduse ja keskkonna inimesed ja väga hoolivad. Tegudes kahjuks ei ole. Me räägime, et jäätmemajandus on tohutu tähtis. Aga kas me sorteerime korralikult jäätmeid? Andmed näitavad, ei sorteeri. Inimesed räägivad, nad on tohutult vaesed, meil ei ole asju, mida osta, nii edasi. Eestis visatakse kilode kaupa perekondades toitu ära. Kilode kaupa. Minul on mu naabermajas elab üks perekond, kus on 5 last. Kuna ma tean neid kuskilt ühiste tuttavate kaudu, nad vanasti käisin, kus tahtsid raha laenata. Meil ei ole raha, et süüa osta, palun anna meile siin palgapäevani raha. Mul lõpuks, ma ei andnud, on ju, aga mul viskas nagu see lõpuks üle. Ja siis ma ütlesin, et ma tulen teile korra koju ja vaatame selle teie külmkapi ja toidumajanduse korra üle, on ju. Esiteks, kui nad said palga kätte, siis neil oli selline arusaam, et palk tuleb ära kasutada kuu lõpuks. Saad aru, mitte ei tohi säilitada, vaid tuleb nagu hoida, tuleb ära kasutada, eks. Et see on eesmärk omaette. Ja teine mõte on see, et kui ma saan palgas, ma lähen poodi ja ostan kõik asjad ära. Ma ei vaata kuupäevi, siis ma lähen koju, siis ma kisun kõik pakendid lahti ja siis ma viskan ülejärgmine päev nad ära, sest pasteet on pahaks läinud ja vorst on pahaks läinud ja sink on pahaks läinud ja viimased 2 nädalat siis söön Herkula putru ja riisi ja kirun Eesti valitsust, kes mulle raha piisavalt ei maksa. No päriselt või? No siis tegime nendega natuke tööd, nüüd käivad ja kiidavad mulle kogu aeg, et neil ei ole enam võlgu, nad on rahadega korda saanud. Aga tegelikult on ju asi oma käitumises, mitte selles, et sul on vähe raha või vähe võimalusi. Ka oma käitumises on nagu asi. Ja viimane mõte siis on siit, et tänapäeval muidugi on oluline ka see, et digi nagu võimaldab kõike, et lisaks siis Mondole töötan ma ka sellises kohas nagu E-riigi akadeemia, mul on hästi kõlav ametinimetus, ma olen e-demokraatia vanem ekspert. Mida see siis tegelikult tähendab, on see, et kuidas kodanike kaasamine, teenuste pakkumine ja kogu meie riigi üleskorraldus ikkagi teha nii digitaliseerituks kui võimalik ja seda sellepärast, et see on mõistlikum, see on odavam, see raiskab vähem inimeste aega.
ja te olete selles keskkonnas üles kasvanud, te kujutage üldse, et teistmoodi on võimalik, aga endiselt näiteks on Euroopas riike, ma mingitest muudest riidest üldse ei räägi, kus sa selleks, et 2 allkirja saad, jooksed 4 päeva oma paberiga ühest kohast teise, sa kaotad selle paberi ära ka veel, on ju. Ja kui ma räägin digiallkirjast, nad vaatavad, mis asi see on, lasevad mul selle ära panna, siis ütlevad, nüüd kirjuta siia paberile ka alla. Et me nagu mõnikord unustame selle ära, et me oleme harjunud oma mobiil-ID-ga ja ID-kaartidega, Smart-ID-ga ja meil on e-tervis ja meil on e-valimised ja kõik. Enamus riike ainult unistavad sellistest asjadest. Aga see digi väga palju võimaldab meil ka kõiki neid võrgustumise ja virtuaalse teadlikkuse asju, et me ei saa nagu öelda, et me oleme hästi ignorantsed ja ei tea tegelikult, mis maailmas nagu toimub. Me näeme seda sotsiaalmeedia vahendusel, me näeme seda üldmeedia vahendusel. Mis on sotsiaalmeedia üks asju, mida ma väga soovitan meeles pidada ja ma ei tea üldse nalja, aga seda ütles mulle Mark Zuckerberg 15 aastat tagasi, kui me ühel konverentsil kokku saime. Rääkis pikalt sotsiaalmeediast, rääkis Facebookist, kui ta oli selle just loonud ja selle väärtustest ja tegelikult ütles, et sotsiaalmeedia suur probleem, mida juba tema tollal nägi, kui ta Facebooki lõi, oli see silotornides elamine. Et see toob inimesed kokku, kes on väga ühtemoodi mõtlevad ja siis sa elad selles oma sotsiaalmeedia mullis ja arvad, et kõik niimoodi mõtlevad. Ja seetõttu on ikkagi sellise laiema pildi omamine ja üldmeedia vaatamine ja üldise teadlikkuse omamine, võib-olla isegi aeg-ajalt mingites jututubades käia, kui närv vastu peab, eks ole, kus räägitakse asjadest, mis täiesti käivad su põhimõtete vastu ja minu meelest inimõiguste vastu, aga lihtsalt aeg-ajalt on hea meelde tuletada, et on ka niimoodi mõtlevaid inimesi. Et näha, et maailm ei ole ainult selline, nagu mina tahan, et ta oleks või kujutan ette, et ta oleks. Ja teine asi, mis sotsiaalmeedia puhul on siiski, ärge unustage seda, et see on niisugune algoritmiline autokraatia, et seal on ikka totaalne kontroll käib. Facebook otsustab, mida te loete. Ma ei tea, kui palju te kasutate Facebooki, võib-olla kasutate midagi muud, eks, aga ütleme, vanem põlvkond kasutab Facebooki. Aga ega Twitter ja kõik ju tegelikult töötavad natuke nagu samadel asjadel, on ju. Et ikkagi mõelge ja suhtuge sotsiaalmeediasse kui vahendisse, mitte kui elukultuuri. See peaks teie elu tegema rikkamaks, aga mitte teid piirama. Nii et raamatute lugemine on endiselt arvan mina. Ja muidugi see tõstab ka meie globaalset teadlikkust paljudest asjadest, on ju, mis on nagu hästi nagu tähtis. Et me ei saa teha nagu näiteks see, mis praegu Ukrainas toimub, eks ole, et kui Ukrainas hakkas sõda, siis kõik ootasid, et Venemaa paneb nagu täiega küberrünnaku peale, on ju. Aga Venemaa ei ole seda teinud. Esiteks küberrünnakute korraldamine on väga keeruline, neid valmistatakse ette väga kaua ja see üldse ei ole niimoodi, nagu filmis Bruce Willis teeb või ma ei tea, Daniel Craig teeb, et vajutab kuskile nupule ja siis ma ei tea, mingid ilged süsteemid hakkavad tööle, et see päriselt ka niimoodi ei ole, on ju. Et tegelikult on see väga keeruline ja kas venelased või Venemaa ei ole tahtnud seda teha või ei ole suutnud seda teha, aga igal juhul on selge, et nad on valinud sellise niisuguse nagu traditsioonilisema sõjapidamisviisi, on ju. Aga mida Ukraina on teinud, kui te jälgite uudiseid või vaatatud, see, kuidas nad kasutavad ära sotsiaalmeediat, see, kuidas nad kasutavad ära presidenti ja tema isikut, see, kuidas nad räägivad, teevad, näitavad neid pilte, näitavad videoid, see on ülitargalt ja teadlikult tehtud ja see tegelikult näitabki, kui palju digi tegelikult võimaldab seda Ukrainas toimuvat tuua üle maailma inimeste teadlikkusse. Ja miks see on oluline meile, on see, eks ole, et see, mis toimub Ukrainas, ei ole Ukraina teema. Nad võitlevad ju tegelikult nende väärtuste eest, mille eest meie ka seisame, on ju. Miks Eesti ei tohi appi minna, ma ei tea, kui palju te meediat jälgite, sellest saate aru, et me oleme NATO liige, NATO liikmed üksikult ei tohi appi minna, sest et kui üks läheb ja teda rünnatakse, siis see on sõda terve NATO vastu ja seal käib otsustamine konsensuslikult, et me ei saa seda teha. Me võime relvi anda, mida me teeme ja inimesed aitavad ja kõik, aga ei tohi minna sõjaliselt appi, nii et kahjuks see päris nii lihtne nagu ei ole, on ju. Aga see, mis seal praegu toimub, see on täiesti, nagu see on puht kommunikatsiooni ja virtuaalteadlikkuse mõttes väga-väga huvitav, et kuidas see asi seal nagu käib. Ja me ei saa keegi öelda, et me ei tea, mis seal toimub või. Aga mis puudutab Venemaa kodanikesse või nendesse inimestesse, kes Venemaal elavad inforuumis, siis ma olen Venemaal palju töötanud ja palju käinud ja juba nüüd ja muidugi viimastel aastatel enam mitte ja nüüd kindlasti mitte ja ma kardan, et mina oma eluajal sinna riiki vist enam ei lastagi, ma kujutan ette, ma ei tea, julgekski minna. Aga mida alati hämmastas see, kui väga piiratud oli see, kuidas inimestele informatsiooni anti ja mida neile räägiti ja öeldi ja tegelikult meie mõistes see ongi ajupesu.
Ja ma olen hiljem käinud ka sellistes riikides nagu Põhja-Korea näiteks ja ma ei tea, kas te olete mõnikord telekas näinud, kui need Põhja-Korea uudisteankrud näiteks räägivad, et kuidas asjad on ja nii edasi. Nad päriselt ka, neil ei ole juurdepääsu internetile, nad elavad ainult selles maailmas, mida neil räägitakse. Et kujutage ette, et te elate oma toas ja kogu teie infoväli sõltub sellest, mida teie ema või isa või vanem vend teile räägib. Teil pole mitte mingit juurdepääsu mitte kuskile mujale. Täpselt nii nad elavad. Et see on uskumatu ajupesu. Turkmenistan oli samasugune, aga Valgevene veel oli natuke aega tagasi, et see on päris hullu. Aga kus ma selle jutuga nüüd jõuda tahan, ongi see, et meil sellist vabandust ei ole. Meie peame olema teadlikumad. Ja nii et ma loodan, et need mõtted, mis ma teiega jagada tahtsin, on nagu sellised arusaadavad, kus nad tulevad. See on selline viktoriini asi, kus ma siis ka mingid põhimõtted räägin teile lahti ja vastangi nendele küsimustele. Aga teie minge siis menti.com ja pange sisse see kood. Ja te hakkate nägema neid samu küsimusi. Ja siis, kui te olete vastanud nendele, te ennem ei näe midagi, kui mina ei vajuta, kui te vastate nendele, siis ta annab teile ka vastuseid. Nüüd ma igaks üks hoiatan ette, et te ei pea sinna panema oma nimesid sisse ega mitte midagi, sest see ei ole võidu peale, et kes õigemini vastab, seal on mitu asja, kus me küsime arvamust. Ja ei ole valet ega õiget arvamust, vaid on lihtsalt arvamus. Aga hakkame siis peale, vaatame, kuidas sellega läheb. Nii, ja siis on niimoodi, et igale küsimusele on teil vastamiseks 20 sekundit, kui ma ei eksi. Ja siis valite vastuse, mis te arvate. Kõik valmis? Nii, aga mida tähendab õiglane kaubandus? Vaadake oma telefoni, kohe teile tulevad seal 3 valikut. Teil on aega siis 20 sekundit, vastake ära, üks on õige. Nii, kuidas te? Miks te niimoodi kõik vastasite? See ongi õige vastus loomulikult. Aga täpselt nii see on. Nii et õiglane kaubandus või siis inglise keeles fair trade on siis selline kauplemissüsteem, mis tuli meile, või ütleme Euroopasse 70-ndatel. Ja tuli siis sellepärast, et Hollandist hakati nägema või hakkasid taaskord kodanikuaktivistid ja tublid kodanikud vaatama, et kõik tooraine ja materjalid, mis tulevad nii-öelda arenguriikidest või madalama sissetulekuga riikidest, nagu näiteks puuvill või mõned toiduained või nii edasi, on ebanormaalselt odavad võrreldes kohapeal kasvatatuga. Ja tollal, ärge unustage, ei olnud globaalset teadlikkust, ei olnud sotsiaalmeediat, ei olnud kõiki need asju ja hakati uurima ja nähti, et tegelikult see tähendab ikkagi seda, et nende riikide vahelised suhted, kuidas näiteks siis arenenumad riigid nagu Holland või Saksamaa või nii edasi, ostsid väga odavalt kokku toorainet või tooteid arenguriikidest ja panid selle siis müüki, müüsid ära, aga sellesse riiki ise ei investeeritud mitte midagi. Ehk ei makstud isegi kinni inimeste normaalseid haridus, keskkonna, tervishoiu, ühtegi sellist kulu. Maksti lihtsalt tööraha. See on natuke nagu see, nagu ma ütlen, et tule näiteks tee mulle see töö ära ja sina ütled, et su palk näiteks, sa tahad sellest saada 20 eurot tund ja mina ütlen, et oi, see on nii palju. Et see ei maksa ju ometi nii palju, sa ainult natukene teed midagi. Aga selle palga sees või selle hinna sees peab olema sinu maksud, mida sa riigile pead maksma. Seal peab olema see tervishoiukulu, mis sinu peale läheb, et sa saaksid minna arsti juurde pärast, mis makstakse nii. Seal peab olema kulu, mis läheb su haridusele, seal peab olema kulu, mis läheb keskkonnahoiule, et sul on värske õhk, mida hingata, tänavakoristusele, et sa sodises ringi ei käi. Ja võt kõik sellised kulud, mis tegelikult meil on vaja, et me saaksime elada inimestena normaalses keskkonnas, need on jäetud arvestamata. Ja seda nimetati ebaõiglaseks kaubanduseks. Ehk jõukamad riigid kasutavad ära vaesemate riikide olukorda ja vaesemate riikide inimeste olukorda ja nende riikide valitsused lubavad seda, sest neil on kellelegi isiklikult on see kasulik või mõnel juhul ei ole nendel riikidel ka kauplemisruumi, sest teine variant on see, et nende käest üldse mitte midagi ei ostata. Ja siis hakatigi ütlema, et see peab olema siis õiglane hind arengumaade talunikule ja keskkonnasäästlikkus, seal on teisi põhimõtteid ka veel õiglases kaubanduses. Aga mis on hästi oluline siin teada? See on tegelikult täpselt sama põhimõttega, ostaks me Ecuadori talunikult banaani, kui me ostame Eesti kartulikasvatajalt kartulit. Aga me Eesti kartulikasvatajale maksame talle õiglase hinna, aga arvame, et sellel talunikul seal kaugel ei ole vaja seda maksta. Ja see on ebaõiglane. Nii et õiglane kaubandus ei ole hea tegevus.
See on kaubandussüsteem, mis taotleb õiglust erinevate maailma riikide ja kohtade ja tootmise vahel. Neid põhimõtteid on veel, seal on ka lapstööjõu keelamine, orjatööjõu keelamine ja nii edasi. On küll, ja seda saab siis hinnata nende ühistute kaupa, kuhu inimesed kogunevad ja on küll, see on märkimisväärselt parem ja seal näiteks need Fair Trade on siis see tuntuim märgis, nii et kui sa küsid, kus sa tead näiteks, et kas see on toodetud lapstööjõuga või ei ole, siis seda sertifitseeritakse ehk kontrollitakse, kuidas see on kasvatatud, kuidas see on tehtud, kuidas see on toodetud ja seda kontrollisüsteemi, neid märgiseid on erinevaid, kõige tuntum on seesama Fair Trade'i märgis, nii et kui sa näed suhkru peal seda, kommi peal seda, šokolaadi peal seda, puuviljaste riiete peal seda, siis sa võid kindel olla, et need 5 asja on tagatud. Kui seda märgist peal ei ole, siis sa pead usaldama, mida edasimüüja või tootja sulle räägib. Mina lihtsuse mõttes eelistan sellise märgisega asju. See ei ole bränd ja see ei ole firma märk, et jumala eest. Nii et kui kellegile näiteks ei maitse selle märgisega asjad, siis see ei tähenda, et see on top kvaliteet maitse mõttes. See on tootmise õigluse märk. Seal on miinimumhind makstakse siis talunikele, tema ise omakorda maksab õiglast töötasu oma töölistele, et kaitstakse inimeste õigusi ja keskkonda, kõik täpselt sama põhimõtted, mis Eestis ja Lätis ja Leedus ja Soomes ja Rootsis kehtivad, aga need peaksid kehtima ka seal riikides. Keelatud on lapstööjõud ja orjatöö ja makstakse Fair Trade lisatasu. See on lihtsalt juurde makstakse raha ja see on see raha, millega neid kogukondi arendatakse. Nii et seal on väga palju lugusid sellest, kuidas on koolid ehitatud, kuidas on tervishoiuasutused ehitatud, tänavad parandatud, valgustus pandud, IT-lahendusi pakutud, naistööjõud, et naistel oleks õiglane töötasu ja nii edasi, et väga palju on sinna pandud. Aga me kohe jõuame ka arvudeni, et see süsteem kahjuks endiselt ei ole tohutu suur, aga mina ise olen käinud kontrollina ka paaris selles Fair Trade'i kohas ja kui ma näiteks võrdlen siis neid kogukondi, et Mosambiigis üks oli ilma Fair Trade'ita, teine Fair Trade'iga, loomulikult üks ei ela nii, nagu meie elame Eestis, see ei ole selge, aga ta elab märkimisväärselt paremini kui teine. Nii et jah, on küll. Aga see märk on tuttav teile, olete näinud kindlasti? Mis te arvate, mis see märk tähendab? Mis ta teeb siin peal? See ei ole elevant. See on inimene, kes lehvitab. Ja. Ütleb aitäh. Nii, võtame järgmise küsimuse. Mis te arvate, kas Eestis kasvatatud õunad või kanaliha saavad ka kanda Fair Trade'i märgist? Jah, ei, mõnikord. Jah, ei, mõnikord. Õige on ei. Väga lihtne, miks? See õiglase kaubanduse selline printsiip, nagu ma teile ennem näitasin, ja see tuntuim sertifitseerimismärgis puudutab ainult seda toorainet, mis tuleb meile madalama sissetulekuga riikidest või arenguriikidest, et kaitsta nende riikide töölisi. Miks? Sellepärast, et kanaliha või õunad võite osta ka Eestis toodetud asju. Eestis kaitsevad inimesi seadused, õigused, mõnikord ka mõni ametiühing suudab sellega hakkama saada, aga üldiselt on meil asjad korras. Ja mõnikord te olete ka tähele pannud, ka meil põllumehed ütlevad, meil ei maksta õiglast piimahinda. Aga meil on põllumeeste ühing olemas, kes selle eest võitleb ja need probleemid kuuldavale toob. Meil on Euroopa Liit olemas, kuhu saab kaebama minna. Aga paljudel nendel inimestel ei ole mitte kuskile minna. Nii et see eksklusiivselt on siis selline märgis või see märgis ja see õiglane kaubandus puudutab siis neid tooteid, mis meile tulevad arenguriikidest. Mis on tuntumaid tooted? Mis te arvate, mis siin kasvatatakse? Tee. Siin, mis on? Kohv. Mis see on? Kakaoba. Banaan. Lisaks banaanile troopilistest puuviljadest veel ka ananas, avokaado, mango. Olete kuulnud, et ananas Eestis kasvaks? Ei kasva. Aga kana puhul sa võid valida. Sa võid valida kuskilt Taist pärit kana, aga üldiselt sa võid valida ka Eesti kana, sa ei pea seda ostma. Aga nende asjade puhul, ma ei räägi vaarikavarre teest, eks ole, ma räägin nagu tee põõsas kasvavast teest, et neid valikuid meil ei ole. Me sõltume ülejäänud maailmast ja me peame neile sellest maksma väärilist tasu. Näiteks suhkrul ei ole vahet.
sest enamus suhkur on juba tänapäeval fair trade'iga, nii et seal vahet ei ole. Mida rohkem inimesi ostab, seda normaalsemaks see hind ka nagu läheb. Banaani puhul sõltub sellest, kes müüb. Prisma näiteks müüb fair trade'i banaani ja nende banaani kilo hind on €80. Aga mis te arvate, mis peaks olema banaani õiglane hind, kui kõik kulud oleks arvesse võetud, ühiskondlikud, keskkond, nagu Eestis näiteks on toodetel arvesse võetud? Banaani kilo hind oleks €7. Ja see oleks õiglane hind, siis ei viskas keegi ühtegi banaani ära. Aga me ei maksa õiglast hinda, see ongi kogu asja kontseptsioon. Me ei maksa õiglast hinda, vaid me maksame vähem. No nii nagu, ma ei tea, teid võetakse orja tööle ja öeldakse, et pole häda midagi, et saad oma 5 eurot tunnist ja ole õnnelik siin selle üle, eks ole. Aga inimestel ei ole valikuid väga sageli, nii et see on otseses mõttes ekspluateerimine. Nii et neid tooteid on, nagu öeldud, siis kohv, tee, troopilised puuviljad, ehk need, mis ei kasva mitte kuskil mujal. Puuvill, meie riided näiteks, pluusid, kumm, see, millest on tehtud jalgpall, siis näiteks ka osadest riikidest veinid, sest viinamarja istanduse teema, aga mitte igast riigist, vaid 3 riigist ainult maailmas. Kuld, sest ka kuld on selline, et mis tingimustega seda on kaevandatud ja toodetud ja nii edasi. Nii et neid tooteid on maitseained, pipar näiteks, vanilje, quinoa, riis. Nii et hoidke silmad lahti ja vaadake. Aga vaatame edasi, järgmine küsimus. Mis te arvate, kas Eestis tehakse fair trade'i märgisega tooteid? Jah või ei? Et esimene on, et kas siit pärit toorainel saab olla märgis, aga see vastus on ei, aga kas meil tehakse fair trade'i märgisega tooteid? Jah või ei? Vaatame, kuidas siin läheb. Jah, ei. Õige vastus on jaa. Aga kuidas tekib küsimus? Väga lihtsalt. Sa oled Eesti šokolaaditootja. Kalev ei ole, Kalev kasutab Utsi märgist. Aga kas te olete kuulnud sellisest väikesest tootjast nagu Šokolaala, on kellegile tee peal ette? Šokolaalal näiteks on litsents olemas. Siis Eestis on kohv, OA kohv, olete võib-olla poodides müügil näinud, see on üks Eesti tootja. See ongi see, et ta ostab selle tooraine sisse, toorainel on märgis peal ja tema näitab sellele fair trade'i agentuurile, et tema kasutab ainult seda nii-öelda õiget toodet ja siis antakse ka talle õigus see märgis oma tootele peale panna. See on Euroopa mahemajanduse või biomärgis, need ei ole üldse omavahel seotud, see on keskkonnamärgis, fair trade on rohkem selline sotsiaalse õigluse märgis, on ju. Aga varem on näiteks meil olnud siis märgis, meil on toodetud sokke, sest puuvill on olnud fair trade märgisega ja loodusvägi, olete kindlasti nende snäkke ka näinud, on ju vanasti, nüüd enam mitte, nad ei uuendanud seda litsentsi, aga vanasti oli ka näiteks nende mingi jõhvikas šokolaadis, siis märgis oli šokolaadil ja seal ta peab olema siis nii suhkrul kui ka kakaoal ja kui vanilje on sees, siis ka vaniljel, aga mitte selle jõhvikal, mida sa siis Eesti metsas korjad, eks ole. Et noh, et need ained, millest on tehtud, peab olema siis litsenseeritud. Ja siis me võime kindlad olla, vastates su küsimusele, et jah, sellest on makstud õiglast tasu, ei ole kasutatud lapstööjõudu ja orjatööjõudu. Neid kaubandusmõtteid on teisi ka ja märgiseid on ka teisi, aga minu jaoks on nad vähem usaldusväärsed. Nad ei ole halvad, aga nad on vähem usaldusväärsed, sellepärast et seal on ettevõtted ise otsustanud, et vot meie nii ei tee, aga keegi ei kontrolli neid. Natuke nagu ise lubavad, et kuidas see asi käib, aga see on parem kui mitte midagi. Nii, aga banaanist räägime ka natukene. Banaan on üks peamisi õiglase kaubanduse märgisega puuvilju. Nüüd on teie väike teadmiste kontroll. Kust on banaan pärit? Vajutage õigele kohale. Kas Euroopast, Aasiast, Afrikast, Austraaliast, Lõuna-Ameerikast või Põhja-Ameerikast? Kust originaalist pärit on? Nii, kõik see valitud? Okei. Mis te arvategi, mis on? No te näitsite, mis õige vastus on. Õige vastus on Aasia. Banaan on algselt pärit Papua, Uus-Guineast ja Kagu-Aasiast ja sealt ta siis jõudis kaupmeeste ja meresõitjate kaudu läbi Aafrika Lõuna-Ameerikasse. Seal leiti, et on väga sarnased tingimused banaani kasvandamisele ja selles mõttes on õigus, et tänapäeval kõige suuremad banaanitootjad on Kesk- ja Lõuna-Ameerika. Meie banaanid tulevad peamiselt Ecuadorist vist, kui ma ei eksi. Ja siin on teile ka väike info. See on tegemist on puuviljaga, pole üldse tegemist on ta vist ise põõsas, kui ma ei eksi. Aga ta on, ja arvame, et tohutult kasulik. Need banaanid on tegelikult geneetiliselt muundatud, mis meil müüakse, need on Cavendish banaanid, ehk see tähendab seda, et beebibanaane nad ei saa. Nad on spetsiaalselt aretatud selleks, et nad kannataks välja neid 1000 kilomeetreid meretransporti.
nad jõuavad Eestisse või mitte Eestisse, nad jõuavad Euroopasse mitte küpsetena, rohelistena ja nad gaasitatakse siin kollaseks. Nii et kui te kujutate ette, et te saate ilge vitamiinilaksu, siis andke tuld. Mugav toit, aga tegelikult, ja kui te lähete poodi näiteks ja näete seal pigem ökobanaane või Fairtrade'i banaane, siis nendega on käitutud teistmoodi. Nad ei ole geneetiliselt muundatud, need on teine sort ja nad on paremad. Ja siin tekibki küsimus, et issand jumal, aga mõtle, kui nüüd see banaanikilo on 3 eurot, see on ju nii tohutu kallis. Sageli, kui inimesed näevad, et asi on väga odav, nad ostavad teda väga palju ja kui nad teda ei taha, siis nad viskavad ta rahulikult prügikasti. Kui sa oled maksnud selle eest 6 eurot kilo, sa ei viska seda prügikasti. Ja see on ka üks selline mõttekoht endale, et kui mingi asi tundub kallis, siis tegelikult on ta odav. Sellepärast, et te kulutate, raiskate ja palju vähem ja hoolite sellest asjast kordades korralikumalt. Mina arvan, et banaanikilo peabki olema 6 eurot ja kohvitass peabki maksma 4 eurot. Sest see ongi kõvasti alahinnatud, nii odav ei tohi olla. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et Eesti õun, mis kasvab Eestis, maksab 4 eurot kilo ja banaan, mis tuuakse 1000 kilomeetrite kauguselt, maksab euro kilo, siis ju iga mõtlev inimene saab aru, et seal on ju mingi ebaloogika sees. Ja see ei tule mitte selle arvelt, et banaan on odavam, sellepärast, et ta on odavam, vaid sellepärast, et kellegile jäetakse maksmata. Ja see keegi ei ole poekett siin Eestis, vaid see on see sama tööline seal Ecuadoris. Ja me toodame ainult vaesust juurde. Maksa inimesele vähe palka ja mida sa toodad juurde, on vägivalda ja vaesus. See on nagu nii elementaarne loogika. Vähem, aga paremini. Ma mäletan, kui ma kunagi giidina töötasin 80. aastate lõpus, siis mul tuli hästi äge paar, tulid Jamaikalt. Niisugune proua oli selline hästi äge, Whitney Houstoni välimusega oli niisugune laulja kunagi, ta oli niisugune leopardi kostüüm seljas ja nad olid siis mööda Nõukogude Liitu, see oli veel Nõukogude Liit, mööda Nõukogude Liitu reisil ja siis nad olid väga kokkuhoidlikud asjadega, jälgisid, mida nad teevad ja kuidas. Ma mõtlesin kogu aeg, et huvitav, kuidas nad üks privaat reisi ikkagi lubavad siis endale. Siis tuli välja, et neile kuulub tohutu hotellikett. Ma olen Jamaikal külas ka käinud. Nad olid kohutavalt rikkad inimesed. Proua lihtsalt ütles, et we are not rich enough to buy cheap things. Et ei ole nii odav, ei ole nii jõukased odavaid asju osta. Ma ostan kalleid asju, ostan vähe ja ei raiska ja ei kuluta. Mulle väga see filosoofia meeldis. Ja siin natuke sama asi. Aga nüüd on siis nii, et meie Eestis sööme keskmiselt 13 kilogrammi banaane aastas, aga Ugandas 225. Nemad söövad, kõik on banaan, puder on banaanist, kõik, vaata nad söövad ka neid plantein, olete kindlasti need banaani, mida praetakse, eks ole, söövad neid. Ja nagu öeldud, see küsimus siis banaaniga ongi see, et midagi kellegile selles pildis siis nagu jäetakse maksmata ja see hind, see odav hind, meie mugavus tuleb kellegi teise arvelt ja see ei ole okei. Aga lähme edasi, vaatame järgmist toodet. Lisaks siis banaanile on šokolaad. Mis te arvate, kus ja millal toodeti maailma esimene Fairtrade märgisega šokolaaditahvel? Kas Šveitsis 15. sajandil, Hollandis 94 või Belize'is 1847? Belize on riik Kesk-Ameerikas. Ja, Šveitsis see kahjuks ei olnud, sest siis mõistet polnud olemaski. Ja teine asi, miks see Šveitsis on väga keeruline, on see, et kust kakao pärit on? Originaalis. Täpselt nii. Kas 15. sajandil sai ta olla jõudnud Šveitsi? Täpselt. Millal läksid esimesed eurooplased Ameerikasse teadaolevalt? Une pealt aasta? 1492, Christopher Columbus. Kus ta sellega siis siia Šveitsi jõudis aasta hiljem juba? Ja, nii et õige vastus on tõesti Hollandis, küll aga Belize'is toodud šokolaadist. See süsteem, Fairtrade'i süsteem, õiglase kaubanduse süsteem saigi alguse 70-ndatel ja esimene šokolaad on siis green ja blacks, neid müüdi ka Eestis, enam neid ei müüda, aga vanasti neid oli ka meil müügil, siin on üks musta-valgega veel Fairtrade'i märgis, mõlemad on õiged, et vahet ei ole. Ja huvitav on siis see, et küsimus oli ka šokolaaditahvlis. Algselt kakao või šokolaad joodi mõru kuuma joogina. Ja see oli niisugune afrodiisiak, mida joodi siis Lõuna-Ameerikas või Kesk-Ameerikas. Ja kui te olete näinud seda märgist, näiteks Kalevi šokolaadidel on peal uts märgis, siis uts ei ole lühend, uts on sõna, uts on maiakeelne sõna kakaojoogi kohta. Mitte see ei ole UTZ, see on uts. Euroopasse tõite meresõitjad, nagu me teame, kasutati külma joogi kujul ja 1847
oli üks inglane, kes siis esimesena tegi selle tahkeks ja hakati teda sööma šokolaaditahvlina. Ja mis juhtus 1874 Šveitsis? Üks tüüp lisas sinna piimapulbri ja sündis piimašokolaad. Nii et 1847. Miks ma šokolaadist räägin või kakaost räägin, on see, et Ghana ja elevandiluurannik, mis on tänapäeval suurimad kakaotootjad, seal siis kakaofarmides töötab enam kui 2 miljonit last. Kõik ei ole lapstööjõud ja selle vahel, kui te vanemal käite abiks või vanematel abiks põllu peal, on lihtsalt see, et teil on õigus haridusele ja elamisväärsele elule. Me räägime lapstööjõust siis, kui lastel on keelatud juurdepääs haridusele ja nad peavad töötama, neil ei ole mitte midagi muud ja üle. Ja selle vastu tuleb võidelda sellega, et see tuleb ära keelata, ongi kõik, et see ei ole mitte meie valikuid, vaid ka riikide süsteemid ja seadused. Aga nad ei ole šokolaadi mitte kunagi maitsnud, nad ainult korjavad meile neid ube. Nii et teinekord, kui te ostate, vaadake, et ostate õiglaselt toodetud šokolaadi ja palun ärge visake ära, sest see on kellegi hinnaga meile toodetud. See on see peamine sõnum, mis ma väga tahan, et te meelde jätaksite, et kibedat šokolaadi ei taha. Mis te arvate, kui palju Fairtrade'i märgisega tooteid on saadaval Eesti poodides? Kas umbes 1000, enam kui 650 või vähem kui 430 erinevaid tooteid. Me ei räägi siis mitte sellest, et kõik kakao ja kõik šokolaad, vaid erinevad šokolaadid, erinevad banaanid, erinevad tooted. Et mis te arvate, kui palju neid on? Jaa, täpselt nii. Enam kui 650. Ja Eestis on siis tõesti saada neid nii palju, maailmas kokku on neid ligi 30 000 ja neid müüakse enam kui 130 riigis. Eestis tuli esimene Fairtrade märgisega oligi vist šokolaad, kui ma ei eksi, tuli müügile 2000 alguses, nii et meil on seda müüdud 20 aastat ainult. Nii et kui mõelda, et me oleme jõudnud 650 tooteni, siis see ei ole üldse halb. Ja nagu öeldud, siis Eestis on praegu 2 ettevõtjat, kellel on õigus, kellel on ka endal Fairtrade'i litsents olemas, kes tohivad oma tootele selle peale panna. Aga näiteks OA kohvil on 5 erinevat kohvisorti, nii et need 5 erinevat kohvisorti on selle 650 sees, mitte ainult üks OA ei ole, vaid siis erinevad on. Ja meil siis müüdi Fairtrade'i tooteid ligi 6,5 miljoni euro eest eelmine aasta, mis tegelikult on kõva kasv, sest aasta enne seda oli 5 miljonit, nii et see kogu kasvab. Ja maailmas on see summa ligi 7,5 miljardit eurot. Nüüd me mõtleme, et kas see on palju. Mis on Eesti riigi eelarve? Ilma Euroopa Liidu rahadeta. 7,5 miljardit eurot ilma Euroopa Liidu rahadeta. Nii et me räägime Eesti riigi eelarvest, see on väga suur summa. Me hoiame tervet oma riiki üleval sellega. Nii kui niimoodi mõelda, eks, kas see mängib rolli või ei mängi rolli. Ja kasu saavad sellest siis Eesti suurune arv inimesi, eks, ligi 1,7 miljonit talunikku. Aga see vastab ka küsimusele, et see süsteem on keeruline, sinna on raske liituda, see ka maksab nendele inimestele raha, nii et sellepärast ka ütleme, et ta ei ole, miks ta ei ole ka väga laialt levinud, eks. Nii nagu meil maksab meie enda riigi ülalpidamine, et kontrollida, et tööliste õigusi austatakse ja meil on tarbijakaitse ja kõik olemas, me maksame sellest niipidi nendes riikides, vähem arenenud riikides või sellest, kus neid tooraineid meile kasvatatakse, tehakse seda nende süsteemide kaudu. Fairtrade'i üks alustalasid on siis toote tegelik hind ja kui me nüüd on mitu vastust võite anda, et kui me nüüd maksame seda tegelikku hinda, et mille eest me siis tegelikult maksame, ma rääkisin teile, et banaani tegelik hind peaks olema siis üle 6 euro, vist ligi 7 eurot kilo, et mis te arvate, et kas me maksame hariduse või keskkonna eest või töötasu või turvalisuse tervishoid, et mis see õige mõte nagu, või see võte teil siin nagu oleks? No nii, õige vastus tegelikult peakski olema, et kõige 5 asja eest peaksime maksma. Nii nagu me Eestiski tegelikult, kui te oma palga saate või me palka saame või me näiteks maksame Eestis toodetud mingi asja eest, me tegelikult maksamegi kõik need kulud kinni, sest meil on neid inimesena vaja. Me ei saa elada ilma turvalisuseta, me ei saa elada ilma tervishoiuta, me ei saa elada ilma hariduseta ja me ei saa elada ilma keskkonnahoiuta ega töötasuta. Pange aga juurde. Nii. Ja mis juhtub, kui me ei ela? Mis on siis oluline, on tegelikult see, eks ole, et see tegelik hind peab olema selline, et iga inimene, kes on selle toote valmistamisse panustanud, tööline, omanik, tootja, tarnija, edasimüüja, kõik, nad kõik on saanud selle eest õiglase tasu. Et sellest peab kujunema lõplik hind. Ja antud juhul on see, et väga sageli tootja ei saa. Ja mis juhtub, kui ei saa? See on pilt Bangladeshist, kus siis 2013 kukkus kokku
tootmishoone, kus sai surma 1100 naist ja last. Mis te arvate, mis nad seal hoones tegid? Õmblesid meile riideid. Nii et jõudu. Kõik need odavad pluusid, riided, firmad, mida me siin näeme, need toodetakse meile sellistes hoonetes. Ja kuna ei makstud turvalisuse eest, tervishoiu eest, mitte ühegi sellise asja eest, siis see kukkus lihtsalt kokku, 1100 inimest surnud ja 43 inimest läks lõpuks ka kohtu alla ja seal oli väga palju väga suuri ja kuulsaid firmasid. Mis ma siis sellest kohtuasjast lugesin, võib-olla nimed, mis on ka meile tuttavad, Prada, Gucci, Mango, Primark ja kahjuks ka minu üks lemmikuid Benetton. Ja Benetton ehmatas sellest nii ära, et nad ei tootnud tükk aega mitte midagi ja siis vaatasid kõik oma tarne- ja tooteahelad üle, aga see on see koht, kus see firma, kes tellib riideid näiteks ja meil edasi müüb, ei saa öelda, et see ei ole minu asi, kuidas nad Bangladeshis teevad. Sa vastutad selle ahela eest. Ja nii nagu mina lõpptarbijana, ostes näiteks Benettoni pluusi, mina ka vastutan selle eest. Sest ma ei hooli sellest, kuidas see mulle on toodetud. Ja ma peaksin hoolima. Sest ühel hetkel võin see mina olla, kes seal Bangladeshi hoones kokku kukub või minu laps. See on meie õnn, et me oleme Eestis sündinud. Nendel ei läinud tookord nii hästi. Nii et tegelikult, kui me ei maksa õiglast hinda, siis see on selle asja lõppmaksumus või kulu. Ja see on vale. Vot, aga nüüd siis küsimus teile, et mis te arvate, et kas meie siis saaksime oma ostukäitumisega mõjutada inimeste elu või keskkonda? Et see ei ole õiget või vale vastust. Te öelge nii, nagu teie arvate, et kuidas teile tundub. No nii tore, et te usute. Ei oska öelda, ka pigem usun. Ja minul on ka ainult hea meel seda vastuseid näha, sellepärast, et me oleme teinud nüüd üle 2 aasta Eesti kooli noorte seas uuringut. Sellel aastal ka nüüd vastused juba tulid, 1800 noort vastas vanuses 15–19 ja ikkagi inimesed järjest rohkem ja rohkem usuvad ja mina arvan ka, et tuleb uskuda. Et see on nagu, meie igapäeva samm mõjutab tõesti seda, kuidas need asjad ikkagi lõpuks maailmas nagu välja peaksid nägema. Nii et mina väga soovitan siis võtta isiklikult neid asju, olla teadlik ja tähelepanelik ja võtta sõna ja mõelda. Te ei pea muutma ju kardinaalselt, et nüüd ma mitte kunagi nii ei tee ja mitte kunagi nii ei tee. Mõelge ära, mis on need paar väikest asja, mida te võiksite edaspidi teha või võiksite natuke paremini teha või teistmoodi teha. Kindlasti on täiesti võimalikud need, et me ei viska toitu ära, enne kui ostame, mõtleme, ei osta asju, mida me ei vaja, ja alati, kui võimalik, eelistada siiski kohalikult ja õiglaselt toodetud asju, et see on väga-väga suur asi. Okei, aga vaatame siis selle ka korra lõpuni, et siin natukene ma kordan seda sama, et mida mina siin saan teha. Ja ma tahtsin ka seda öelda, et see, kui ma ütlen teile, et võtke isiklikult, et te ei pea käima ringi ja tundma ennast jube halvasti ja süüd kogu aeg. Aga ärge tehke rumalaid ja mõtlematuid otsuseid. Ma arvan, et see on kõige olulisem. Mul üks Lõuna-Aafrikast pärit sõber kunagi ütles väga targalt, et see hetk, kui teile pakutakse narkootikume või sulle pakutakse narkootikume, ei ole see koht, kus otsustada, kas ma võtan või ei võta. Otsus tuleb ära teha ennem. Mina seda ei tee või jah, ma siis proovin. Mina ei ütle teile, mis õige on, ise teate. Aga see hetk, kui te olete surve all või teil on kiire, ei ole õige hetk teha otsuseid. Ja ilmselt olete küll kuulnud ka selliseid soovitusi, et ärge minge poodi tühja kõhuga. See on tegelikult kõige lihtsam asi, sest me teeme rumalaid otsuseid. Ja siis olen jõle õnnelik, kui ma sellega sealt ära lähen ja siis pärast kirun ennast, et miks ma seda teen. Aga mis on väga õige tõesti on see, et me ehitame oma sellist tarbimist ja mõtlemist üles teiste inimeste eludele. Vaat see on üks asi, mida ma väga soovitan, et me ei tee. Ja väärtustage ennast, et teist sõltub ja teil on võim, nii et võtke seda väga isiklikult. Ja ikkagi ei ole niimoodi, et ainult president või peaminister või poliitikud peavad tegema asju teistmoodi, et ikkagi meie kõik teeme seda, et meist kõigist sõltub, sest Eestis võib igaüksest saada president. Et see, ma arvan, et on väga tähtis. Üks mu hea semu, kes on luuletaja, Karl Martin Sinijärv, kirjutas üks toreda luuletuse kunagi, nii et ma jätan selle siia ekraanile ja siis, kui on kellelgi mõni küsimus või mõni mõte või tahaks vastu vaielda või tahaks oma mõnes siuksest hetkest rääkida, et kui teie mingi otsuse olete teinud ja näiteks midagi ümber vahetanud või teistmoodi otsustanud või ostnud või teinud või midagi, mis meelde jäi tänasest.
aga sellepärast selle asja nimi on ka absoluutne vaesus. Ja kui ma olen ka käinud kodudes, mis elavad absoluutses vaesuses ja ega me tegelikult räägimegi ju sellest, et mingist elektrist või gaasist või veest, pole mõtet unistada, eks me ikkagi räägime muldpõrandal kokku klopsitud onnidest, ütleme, et seda ei saa isegi nagu meie mõistes eluks nimetada. Aga mis on hästi oluline, on see, et kui me näiteks näeme kuskil filmis, et näiteks Ugandas inimene niimoodi elab, siis see ei tähenda, et terve Uganda niimoodi elab. Nii nagu kui meil näidatakse Eestis filmi, et keegi elab tohutu suures majas, see ei tähenda, et meie kõik elame tohutu suures majas. Või kui näidatakse Eestis, meil mõnikord on mingid need saated, et kus, ma ei tea, käiakse inimeste kodudes, mis on nagu õuduse tipp, eks ole. Et siis kõik ei ela ju niimoodi. Ja sama ma ka Ugandas, mis on hästi huvitav maailmas, on see, et kui ma lähen väga vaesesse koju Ugandas või väga vaesesse koju Myanmaris või väga vaesesse koju Eestis, siis see pilt on sarnane. Vaesusel on üks nägu. Ja jõukusel on suhteliselt üks nägu. Aga me ei saa selle põhjal öelda, et terve Uganda elab vaesuses, sest seal on ka väga erinevaid elastustasemed. Aga loomulikult ei ole, proovi ise elada 1 euroga päevas. Aga ma mõtlen niimoodi, et sa mitte vanemate käest ei saa raha, eks, vaid et sai 1 euro otse, emme anna raha või isse anna raha, eks, vaid et ikkagi ise peate sellega elama. Ma ei ole kindel, et Eestis peab keegi elama 1 euroga päevas. Eks, ma mõtlen ametlikult, meil juba miinimumpalk on nii suur, et see ei saa võimalik olla. Aga muidugi, kui sa võib-olla oled võlgu kellelegi ja sult võetakse kõik laenud ära ja asjad, et võib-olla tõesti, kindlasti on ka meil selliseid inimesi. Aga loomulikult, ja taaskord, see ei ole ju elu, eks, see on hingitsemine. Ja selle eest sa ostad ära elementaarse toidu, võib-olla, aga sa ei hari sellest kedagi. Sa ei saa korralikku tervishoidu, sa ei saa oma hammaste eest hoolitseda. Et sa ei saa ühtegi neid valikuid ju tegelikult nagu teha, eks ole. Nii et mõtleme selle peale, aga nende 1 euro sõltub meie otsustest väga palju. Nii et teeme siis tarku valikuid. Kui küsimusi ei ole, siis ma arvan, et ma tänan teid.